Tere tulemast Musta kassi taru lugemisse kalad. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 6. kuni 12. aprill. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil siin saatuse rattakaardiga. No saatuse ratas on, nagu tema nimigi ütleb, me ise oleme oma saatuse sepad. Kui te tunnete, et teil sellel nädalal või mingil päeval sellest nädalast veab, siis laske käia ja tehke midagi sellist, millest te tunnete, et teil läheb hästi. Ostke lotopilet, ma ei tea, leppige, tehke mingisugune kokkulepe, millest te tunnete, et see teile kasu toob. Aga kui te tunnete, et teile ei vea või te ei tunne seda vedamise tunnet, siis ärge minge seda lotopiletit ostma, sest see saatuse ratas ta on ikka nii ja naa, et võib vedada ja võib ka mitte. Et see ei ole kindel see, et jaa, ma lähen ja ostan ja saan miljonäriks, see ei pruugi nii olla. Aga kui te tunnete, lähete toidupoes sellest lotopiletimüügi kohast mööda või seisate seal kassa järjekorras ja näete lotopiletit ja tahate hirmsasti ühte nendest endale osta, siis kindlasti proovige oma õnne ja tehke seda. Edasi tuleb mõõkade 4. Mõõkade 4 on puhkamise kaart või väsimuse kaart. Ta ütleb, et te oletegi teinud tööd ja tööd tuleb teil veel sellel nädalal kõvasti teha, et puhake siis vahepeal, leidke see aeg lihtsalt olemiseks, jalgade seinale panemiseks, hea filmi vaatamiseks ja mitte millegi tegemiseks, et leidke see aeg ja puhake, sest edasi tulevad siit juba ka töö tegemise kaart tuleb kohe. Meil on siin müntide 8 ja müntide 8 on väga pühendunud töötegija. Väga pühendunud töö tegemine, tööd tehakse ja lihvitakse lausa viimse detailini. Ja töö tehakse kõik ära, et midagi ei saa jätta järgmisesse nädalasse lükata. Selle töö tegemise kaardi kõrval on teil mõõkade kuningas. Mõõkade kuningas on väga tark valitseja, tema tugineb oma teadmistele. Ja tema vaatab kõik lepingud läbi viimase punkti ja komani. Et tema teeb nagu, kuidas ma ütlen, ta on seadusega nagu kooskõlas. Kõike, mis ta teeb ta seaduse järgi. Ta on väga tark ja tehes targad otsused, kui teie teete sellel nädalal väga targad otsused, loete kõik lepingud, mis teile pakutakse, nagu viimase punktini läbi ja teete targad otsused, siis te jõuate väga kaugele. Ma ütlen seda, sest siin all on ülempreestrinna, siin on karikate äss ja karikate rüütel. Et tarkade otsustega võite te jõuda sinna, et teie külluse karikas ajab üle. Ja see ülempreestrinna samamoodi nagu ta on tark naine, nii nagu see mõõkade kuningaski. Ülempreestrinna ja mõõkade kuningas koos, ma arvan, et teil on piisavalt tarkust teha sellised head ja õiged otsused, et see karikas, mis siin on, see karikate äss, et see külluse karikas ajaks üle, et teil oleks nagu piisavalt endal ja võiks ka teistele jagada. Ja karikate rüütel siin, tema ka, karikate kaardid üldiselt on sellised emotsioonide tasakaalus olevad kaardid, et ei lähe nagu närvi väikeste asjade peale. Et suudate säilitada rahu ka siis, kui ümberringi maailm möllab, kui inimesed võib-olla teie ümber, võib-olla teie töökaaslased või teie pere nagu täpselt aru ei saa, teevad võib-olla kõvemat häält ja vaidlevad millegi üle, siis teie suudate säilitada rahu, külma pead ja teha nagu õiged otsused. Et teie enda elu ja teie pereelu läheks paremini või et tuleks nagu, ma ei tea, et tuleks edu nagu igas vallas. Et see karikate äss on minu jaoks just see selline hea ja õnnelik kaart,
et kui ma teen elus õiged valikud, siis hakkab minu karikas üle ajama selles mõttes, et mul ongi küll, et mul ei ole see klaas pooltühi, vaid mul on nagu piisavalt tõesti kõike. Vot selline kaart on see. Ta on ka üks positiivsemaid kaarte sellest tarokaardipakis on karikates. Ja rüütlid ja paasid kõik on väga sellised positiivsed tegelased. Et paasid tulevad uudistega ja rüütlid teavad, kuhu suunas minna, et karikate rüütel kindlasti säilitab rahu. Saatuse ratas siin nädala alguses ja karikate rüütel nädala lõpus. Et jah, kinnitab veel seda, et te olete ikka iseenda elu, peate iseenda elu elama ja oma valikuid ise tegema. Keegi ei saa teie eest neid teha. Kui tunnete, et teil sellel nädalal veab, siis riskige. Kui te ei tunne mitte midagi, siis ärge riskige. Et nii lihtne see ongi. Lihtne öelda, raske teha. Aga tulgu teile üks tegus nädal. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.